Tere õhtust! Tulin siin Kärdlas randa, mere äärde, et natukene mõtiskleda. Aga lubamokk nagu ma olen. Õhk on siin karge ja külm, väga sarnane sellega, mis oli eelmisel nädalal Saaremaal. Võib-olla natuke vähem tuuline praegu, aga külm on siin küll ja mida mina pahaks ei pane, mulle meeldibki tegelikult, kui on külm, et on hea, karge. Aga millest ma räägiksin? Ma mõtlesin, et ma räägiksin sidruniseemnetest. Väga põnev mõtisklusteema. Kui ma olin väike laps, siis ma unistasin sellistest kaugetest maadest, ka teistsugusest kliimast. Ja minu jaoks oli täielik eksootika või täielik maagia juba nõidus, et on maid, kus sidrunid kasvavad puu otsas. Ja Venemaal oli nii, et apelsinidega oli raskusi, neid kuuva apelsini ja rohelisi aeg-ajalt sai ja väga harva sai need Maroko omasi ka. Aga sidrunid olid tihedamini ja neid ikka sai ja mul tegis mõte lapsena, kuna me pidime koolist neid põlduba idandama ja kasvatama, et ma kasvatan sidrunipuu ka. Ja selle peale ütles vanemad inimesed mulle, et vaata lapsuke, et sidrunipuud ei saa kasvatada, sellepärast, et sidrunid tulevad kaugetelt maadelt ja siis nad lastakse läbi gaasikambri. Ja selle gaasikambris need seemned nagu tapetakse, nad steriliseeritakse, eks ju. Neil ei ole enam idanemisvõimet. Ja mida mina siis tegin, ma kunagi eriti inimesi ei usu, ma otsustasin sellest kõigest hoolimata ikkagi sidruniseemned mulda panna. Ja üllatus hakkasingi saama väikseid sidrunitaimi, suurepärased lõhnavad. Ma siiamaani mäletan, kui hästi need lehed lõhnasid ja ma mäletan ka seda, kuidas see roheline vars hakkas tüveks muutuma, hakkas pruuniks muutuma ja parkuma. Et see oli ka väga huvitav. Muidugi suuri sidrunipuid ma kunagi ei saanud, mul ei olnud selleks võimalust, eks ju, mul ei olnud kliimat, ei olnud vastavat, ei olnud kohta, kus neid kasvatada, eks ju. Aga sidrunipuu taimi sain küll. Ja mida ma nüüd sellest kogemusest peaksin järeldama? Ma järeldin seda, et kas need vanemad inimesed valetasid mulle või? Ei, nad rääkisid seda, mis nende arvates oli täiesti tõde. Nad olid veendunud, et see on tõde. Et ma ei tea, mis see gaasikamber on, aga mingi gaasikamber ju siis on või oli. Ja nad arvasid, et nad tahtsid mind aidata. Nad tahtsid mind aidata, et ära tee seda, et niikuinii sa ei saa mingit sidrunipuud või sidrunitaime, eks ju. Aga minu kogemus ütles, et sain. Et põhimõtteliselt siis, et küsimus on see, et kas see gaasikamber steriliseeras ei olnud ei teinud oma tööd hästi, et ei steriliseerinud need seemned tegelikult, või steriliseeris mingi osa seemneid. Ja osa seemned oli ikkagi veel idanemisvõimelised. Ja sellest ma olen ka aru saanud, et autoriteetidega on niimoodi, et kõik autoriteedid ei ole ju halvad inimesed. Nad räägivad seda, mis on nende arvates täielik õigus, täielik tõde. Ja siis nad tahavad aidata, nad tahavad olla head. Aga tulemus on see, et nad tegelikult endale teadmata annavad edasi valet infot. Ja võib-olla see ongi mu elu üks põhimõtted, et ma ei solvu inimeste peale, kes ütlevad midagi mitte pahatahtlikkusest. Nad ütlevad midagi valet, aga nad ise arvavad, et see on tõsi ja nad ei tee seda pahatahtlikult. Aga mida ma teen? Ma ikkagi usaldan enda kogemust. Ja et ma mõtlen ja siis ma vaatan, kuidas ise edasi saab. Et kui ma oleksin neid pimees usaldanud, siis mul ei oleks seda kogemust nende suurepäraselt lõhnavate lehtedega ja selle sidrunitaimedega, mis tõepoolest hakkasid mul potis kasvama. Selline mõtisklus siis karges Hiiumaa videvikus.